siin ma olen Helju noodi keeraja. Helju on olnud paljude inimeste ja ka minu elus üks väga meeldejääv ja igikestev inimene ja kelle pilt meie mälus on elavam, kuigi seda ei oska ka kirjeldada vahel. No milline ta oli elus? Aga ta oli. Ja ta oli väga armas inimene. Ta oli pianist, ta oli õpetaja, ta oli ka muusikateadlane selles mõttes, nagu tookord seda mõisteti, dissident, raadiohääl. Ehk ta oli selline just uste avaja, suunanäitaja, huvi ärataja. Et selles mõttes ta oli õpetaja inimesena väga eriline minu meelest. Mu jaoks on ta nagu tore varblane, kusjuures varblane on üks minu lemmiklinde. Et ta oli natuke nagu peaviltu ja niimoodi heatahtlik huvi ja juba ta sai aru, et see, mis temasse mahtus, seda oli nii palju. Helju on koos Ines Rannapi või Mare Teearuga andnud üle 450 kontserdi. Üks nali oli, ta võiks ka tapeedist muusikat mängida, kui vaja. Ja teine väljendus, et Helju oli muusika inimese nagu koorelahutaja, kes võiks kõik need kihid või detailid lahti võtta, ilma ta tervikut kaotaks. Ja see huvitus inimestest, ta märkas neid, kes on tema ümber, kui midagi talle pakkus huvi, siis ta kohe seda küsis, ta oli kuidagi sinuga niisuguses väga sõbralikus ja vahetuskontaktis, samas säilitades selle oma siiski õppejõu staatuse ja niisuguse lugupidamisväärsuse. Ma käisin põhikoolis kaugel Tallinnast, peaaegu Nigula raba lähedal. Oli suur sündmus, et meile tulid esinejad Helju Tauk ja Ines Rannap. Ma ei tea, mu jaoks on muusika nii tähtis elus olnud ja võib-olla siis tema ongi selles süüdi, et minust selline kirglik muusika armastaja on saanud elus. Kui ta 75. aastal muusikakeskkoolist pidi ära tulema, no öeldi, et seal olid põhjusi mitmeid, aga niisugune ajend olevat viimane olnud, et ta olevat jõululaupäeval sinna klassi tindipottidesse kas küünlad või kuuseoksad pannud ja see oli lihtsalt võimalus, et ta ei sobi noorsugu kasvatama. Aga vanu lauljad Estonias see intellektuaalne ja ma ütleksin ka poliitiline nivoo enam ei häirinud ja Helju oli 7 aastat Estonias. Siin oleme KGB kongide muuseumis ja kui Helju päris korduvalt pikkadel ülekuulamistel käis, nagu teised sama ringi inimesed, kõigepealt pandi ootama selleks, et ilmselt inimene küpseks mõne aja. Ja siis ühel korral, kui Helju tuli ja ootas jälle, siis ta oli sedavõrd valmistunud, et mitte üksnes tal olid tema koolitööd, tudengite või õpilaste tööd kaasas, aga tal oli ka kaasa võetud tugevam elektripirn, kuna seal valgus oli ülekuulamisruumis kehv. Kõigepealt ta käänas selle tugeva pirni lampi sisse ja siis asus tööle. See, mida ta kõik läbi oli elanud ja pidanud elama, seda ta ei kandnud niimoodi kandikuga enda ees, et näete, mis mulle on tehtud. Mina seda küll ei tajunud kuidagi moodi. Aga mis on ikkagi muutumatu, on see, kui tähtis on õpetaja. Ehk siis see, et noor inimene kohtaks oma elus inimest, kes oskab talle mingeid huvitavaid uksi lahti teha, kes oskab temas sünnitada armastust selle ala vastu, millega ta tegeleb, see on ilmselt muutumatu.